senderdus. Ja Piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu. No nii, tere taas, head jalgpallisõbrad. MM-i kõige mahukam osa on läbi saanud ehk alagrupi turniirist. Me hakkame rääkima, alagrupi turniir on lõppenud, üle poolte MM-i mängude on peetud. Brent Lepistu, palju sa umbes oled vaadanud mänge siis? Oskad öelda, mingi suurusjärgu? Ma arvan, et laivis võib-olla kuskil mingi 15-20%. Aga õnneks tänapäeval on variant järgi vaadata hommikul, nii et hommikul ma tavaliselt scrollin läbi need mängud ja väravad, et vaatan, mis huvi pakkus. Oled sa selline mees, kes suudab vaadata nagu heas usus niimoodi ka, et ei teab seisu, aga on ikka põnev või vastupidi, et sa proovid nagu vältida kuidagi, hoiad telefoni enne kätte ei võtta, kui mängud on järgi vaadatud? On nii ja naa, et mõnikord hommikul, kui on hea mäng olnud, siis ma ikkagi üritan mitte vaadata seisu ja panen peale lihtsalt, aga mingid mängud, mida ma seisu tean, aga tahaks vaadata, mis väravaid löödi, siis ei ole probleem. Üks mees, kes on väravaid löönud sellel turniiril, värava, siis vähemalt on löönud sellel turniiril just on Eesti jaoks nagu kõige olulisem või kuidagi nagu kõige rohkem on nagu räägitud, et see mees nüüd sai kaane pealt ära Promise David. Nõmme Kaljus paar aastat tagasi mängis, napilt üle 2 aasta tagasi oli ta veel Kalju mees, mingi 3 aastat tagasi oli ta veel Kalju U21 mees ja nüüd lööb 70 000 inimeses MM-il väravaid ja olulisi väravaid. Et palju sa tema vastu mängida said, mis meest oli, milline oli Promise Davidi scouting Eestis näiteks? Ma ise vist mängisin, ma isegi vaatasin üle siin, et 4 mängu mängisin. See juba ikka midagi on. Jah, 3 tükki võitsin ja kaotsin. Ja palju ta lõi sulle, palju teil omavahel see seis jäi? Seda ma isegi ei vaadanud, peaks vaatama, aga mis ma mäletan seda, et tegemist oli väga-väga suure inimesega. Et mul lihtsalt tuli üks seik meelde, kui pidin talle keha panema ühes olukorras, aga mees väga hästi nagu ei tahtnud liikuda koha pealt, et tegemist on tõesti hästi suure ja füüsiliste omaduste poolest hästi jõulise mängijaga. Et see on see, ma arvan, mis teda edasi on viinud, et ühtepidi see ei ole nagu juhus, et ta mängis siin Eesti madalamates liigades mõni aasta tagasi, sest mehe nagu, ütleme, selle aja tehniline pagas jättis nagu mõnedes olukordades päris tugevalt soovida, ma mäletan, et scouting oli ka selline, et vaatasid, et tegelikult palliga päris kaigas, aga ütleme, kasti kuskile positsioonile teda jätta ei ole mõistlik, sest et ta on lihtsalt nii võimas kuju, et kuidagi ta rammib selle asja sisse seal. Et nüüdseks ilmselt tal on nagu need tehnilised omandused natukene paranenud, ma arvan, aga see füüsilisus on ikkagi see, mis teda on nagu siis edasi viinud kõrgemale. Et jah, siin viimane mäng ka, kui oli vist viimane, kui ta värava lõi. Ja. Alustas siis värava sööduga, Šveitsi vastu suhteliselt esimese puutega tuli sisse, pani söödu, siis millegipärast, ma ei tea miks, ei saanud teine mäng peale, siis tuli 3. mängus, kui nad olid vaja 0-2 pealt tagasi tulla. Vist. Et see 3. värav oli ka ehe näide, et pane see pall talle kasti, et selle füüsilisuse ja kiiruse pealt ja ütleme see sirutusvärav, mille ta lõi, et see ei olnud ka tehniliselt väga lihtne, aga mees lööb ära sellised, aga näha oli, et pärast 5 minutit, kui vahetsus tuled ka, siis sellise lihasmassiga mehel oli ikka kops normaalselt koos. Ja juba vaatasin ka, et mingi audiolukorras. Ja ta pidi ikka suht kiiresti nagu taastuma, et ilmselt see on ka põhjus, miks ta on ikkagi natuke kaugel põhikoosseisust, et tänapäeva jalgpall on selline voolav ja liikuv, et kui ta endal ütleme, need lihased vajavad natuke rohkem taastumist ja hapnikku kui võib-olla kellelgi teisel. Räägi see lugu ka uuesti, mis ei tahtnud koha pealt ära liikuda, mis see tähendas? Ei lihtsalt tähendaski lihtsas keeles seda, et kui üritasid seda meest paigalt liigutada, et siis sa tundsid, et sa oleks nagu vastu seina jooksnud.
et ta on suur kuju tõesti. On ta nagu selles mõttes nagu ekstreemselt suur kuju ka jalgpalli mõttes või ikka aeg-ajalt leidub ka selliseid nagu nii füüsilisi, nii tugevaid inimesi või ta on nagu ikkagi sinu karjääris nagu äärmuslik näide? Pigem ta on ikkagi isegi äärmuslik. Et on suuri poisse palju nii keskkaitses kui ründes, aga ta tõesti on lai ja on massiivne. Kuidagi mulle tundub, et Promise Davidil käib kaasas ka see mingisugune maine, et ta nagu ei vaja palju. Meenub see kohe lampist, et oli ju sellel tema Belgia klubil Saint-Gilloal oli meistrite liiga põhiturniiri esimene mäng ja ta lõi kohe esimese värava sellel hooajal meistrite liigas nagu, et oli nii-öelda vahepeal oli meistrite liiga top scorer, kuna teised ei olnud mänginud lihtsalt veel. Nüüd vajas väga vähe aega, et tulla ära pingilt ja anda sööt esimeses mängus MM-il ja siis kolmandas mängus tuli väga vähese ajaga tuli ka värav, et oli tal ka liigas niimoodi, et tegelikult päris nagu X kohtadest, nii-öelda uskumatutest kohtadest justkui nagu lihtsa vaevaga tema leidis neid väravaid või väravasööte või siis oli veel Eestis oli ikkagi liiga suur toorik. No ma ütlen, et pigem on lihtsalt see, et need olukorrad tunduvad võib-olla seal kastis lihtsalt, mis ta lööb, sest et nagu ma ütlesin, ta on nii suur ja ta suudab endale nagu tekitada ruumi nii kehamänguga kui ka oma laiuselt ta katab päris suurt maa-ala seal värava ees on ja pikkade sammudega. Et aga jah, ütleme, ma arvan, et ta ise ka adub seda, milline ta see karjääri kulg on olnud. Ta sõidab praegu sellisel laineharjal ja ma arvan, et ta on päris enesekindel ja viimane mäng ka, et ma vaatasin, kui me eelmine saade rääkisime sellest, et millist nagu siis mindseti sul on vaja, et pingilt tulla ja teha, siis ma mäletan ühte kaadrit, kui näitas pingi peale, et siis ma nägin sealt silmades seda sama, millest me rääkisime. Et mees nagu, ta oli mängus sees. Mees reaalselt nagu ütleme jälgis, mis toimub, ta oli selline heas mõttes ärev, et nagu tahaks juba mängu minna, tahaks teha. Et ma arvan, et see on spordis ja sellistes olukordades, nagu me rääkisime, on väga-väga suur faktor. Et seda ma selles mees näen ja ma loodan, et hoiab seda ja et see lend saab olema veel kõrgem. Loodame jah. Kui lükkasin Promise Davidi nime näiteks Twitterisse sisse siin MMA ajal ka, siis West Hami fännid eriti vist endiselt loodavad, et see mees tuleb neile ja mingi 20 miljoniga. Kui ta läheb, siis sealt midagi kukub kindlasti ka Nõmme Kaljule mingisugune arvestatav protsent, et äkki jõuab Eesti jalgpalli ka mingi miljon või midagi sellist tänu sellele. No loodame. Üks meeskond, kellel ei ole nii hästi läinud kui Kanadal. Kanadal siis nagu näeme juba täna õhtul järgmine mäng ees on Lõuna-Aafrika Vabariigiga täna õhtul kell 10. Uruguay kõigil ootamatult väljas alagrupi turniiril 1-1 Saudi Araabiaga. Kõigepealt oli esimene pettumus, 2-2, selle peale Roheneeme saared oli ka teine pettumus ja lõpetuseks 0-1 Hispaanialt kolmas pettumus ja koju minek ja kuuldavasti siis charterlend tühistati alaliidu poolt, minge tavalise liinilennuga, et seal oli kõik vist, mis minna sai, läks halvasti Uruguay jaoks selle memmil. Jah, et pettumus tõesti, et tegemist on ju koondisega, kes on näidanud suurturniiridel väga head minekut. Ütleme, see suurturniir neil tõesti ei klappinud asjad. Et näha oli, et see Bielsa mängustiil, mida ta nagu viljeleb, ütleme, see ei kandunud sinna meeskonda väga hästi. Ütleme, enne turniiri Lõuna-Ameerikas seal veel see kuidagi toimis, aga hetkel oli näha nagu, et mehed kas ei jaksanud füüsiliselt täita neid nõudmisi, kuuldavasti ka paljud mängijad nagu natukene seadsid küsimärgi alla selle, et siis oligi näha, et ei toiminud need asjad tõesti. Kas see on nagu reaalselt kuidagi nagu, milline see näeb välja, kui meeskond ei usalda oma treenerit? Kas sa oled olnud kunagi kaotatud riietusruumis? Vist oled olnud ju, mõtlen mingisugused, kui Levadiast käisid siin konveier meetodil põhimõtteliselt mingil hetkel treenerid läbi on ju, et üks mees sai vist ühe mängu. Milline näeb välja nagu, sa ei pea väga nagu detailselt enda näitel nagu nimedest ja asjadest rääkima, aga et milline näeb välja nagu kaotatud riietusruum treeningväljakul, riietusruumis, füüsiliselt riietusruumis ja siis ka kuidas see mänguväljakule nagu kandub? No siin on mitu varianti, et üks variant on see, et ütleme esmamulje põhjal juba nagu
siis riietusruum või mängijad tunnevad, et see treener ei ole see, isegi kui sa oled nii-öelda natukene, ma ei räägi esimesest kohtumisest, aga natuke oled aega andnud ja mängijad nagu ja see kollektiiv tunnetab ära, et kas see treener nagu vastab siis selle klubi või nende mängijate ootustele või mitte. Teine variant on see, et ütleme, mees ise on hea, jalgpalliteadmised on head, aga puudub selline, kuidas ma ütlen, niisugune nagu tõsiseltvõetavus või... Et ei suuda kehtestada. Ta ei suuda nagu kehtestada, ütleme, võib-olla kui kuskil meeskonnas on ka natuke vanemad mängijad, võib-olla suuremate egodega ja ütleme, see treener on näiteks nooremapoolne, on ju. Kolmas variant on see, et kõik need ülejäänud sektsioonid nagu klapivad, aga ütleme, mängustiil on tõesti selline, mis võib-olla siis ei sobi nagu mängijatele või nemad ei usu sellesse või on treeningprotsess, näiteks, ma näitan mingi stagneerunud, on ju. Et nii-öelda Eestis nii-öelda mingid vene asjad... näiteks on ju, et ongi, et see on 3 korda nädalas kuskil Kukil liivamägesid poistega, et siis tekib küsimus, et ideaalne mänguks ettevalmistus ei ole. Jah, et hetkel mulle tundub ka, et nende stereotüüpidega seal Uruguay's ja Uruguay ikkagi ka Lõuna-Ameerika meeskond, me teame, et Lõuna-Ameerika meeskonnad naudivad võib-olla niisugust kreatiivsust ja natukene rohkem sellist nagu mängulisust. Okei, Uruguay on olnud ka selline hästi ründav meeskond pigem, on ju. Aga just see ilma pallita töö ja see 90 minutit lakkamatut pressi teha, et selleks sul on vaja kas seda, et sa oled, ütleme, mingi klubi treener ja sa suudad seda nagu reaalselt meestele kehadesse viia treeningprotsessiga või sul on need teatud mängijatüübid, kes on valmis seda tegema, aga mulle tundub, et hetkel see kooslus ei toiminud ja Pelsa sai ka ise päris hästi aru sellest, ma arvan. Kas sa arvad siis, et ühesõnaga sellel Uruguayl oli see 3. variant, et lihtsalt kuidagi see mängustiil, et just kui mehel on teadmised head, kindlasti Marcelo Pelsa suudab ennast ka kehtestada, ma arvan riietusruumis, aga lihtsalt see kuidagi, omavahel lihtsalt ei saadud klappima, et see, mida tema pakkus, ei olnud see, mida Uruguayl ei vaja. Jah, et tihtipeale see isegi ei pruugi olla ka nagu teadlik selles mõttes, et nüüd mehed ise ka tunnevad ära, aga see võib olla ka selline alateadlik, et mehed üritavad ja teevad, aga võib-olla vaim ja keha ei taha väga hästi koostööd teha selle asjaga. Ja kuidas meeskond reageerib sellisel hetkel, kui sa tunned, et see, mida treener meile pakub, ei ole nagu parim, võib-olla me suudaks ise nagu, et meile tegelikult sobiks mingis teises stiilis mängimine. Kas siis reaalselt hakkabki niimoodi olema, et treener ütleb ühte, aga meeskond lähebki nagu, need 11 mees, kes väljakule lähevadki mindsetiga, et me teeme midagi nii-öelda midagi muud või? Või siis ikkagi tehakse seda? Pigem mitte, et ikkagi nagu professionaalsest vaatevinklist treener, sa pead usaldama seda treeneri käekirja selles mõttes, kas sa usud sellesse või ei usu, aga sa pead üritama seda teha, sest et kõik ju 11 meest väljakul, nad peaksid tegema nagu sama asja ja üritama sama nii-öelda joonise järgi mängida. Muidugi on hetki ja on mingeid selliseid isiksusi, kes siis, ütleme, hakkavad nagu mingit oma asja ajama, et see on lõppkokkuvõttes veel hullem. Et võib-olla, ma nüüd nii spetsiifiliselt Uruguay mänge ei jälginud, et kas sealt nagu silmaga oli märgata, et ütleme, mingid mehed võib-olla siis ei teinudki seda, millest me praegu räägime, on ju. Aga jah, et kindlasti ei ole hea koht meestel, kus olla, kui siuke asi on. Ja päris äge on vaadata ka seda, et selle 1/16 finaali eelviimane mäng, siis, mis oleks võinud olla Argentiina Uruguay, ülikõva asi on ju jalgpalli vaatevinklist, tuleb teistpidi nagu äärmuslikult ülikõva asi, ehk siis Roheneeme Saared meeskond, kes ei kaotanud alagrupi turniiril kõigile suureks üllatuseks mitte ühtegi mängu, kuigi mängiti Hispaania ja Uruguayga, pluss Saudi Araabiaga, saab siis preemiaks Argentiina ja Messi. No uskumatu jah, et siiamaani pean ütlema, et natuke veider on seda sõnaühendit Roheneeme Saared siin tabelis näha, eriti praeguses faasis.
see oleks pidanud olema juba praeguseks nii-öelda kõikide loogikate järgi oleks pidanud olema juba koduteel. Ja, et aga nii on ja selles mõttes äge lugu taaskord, kuidas mingi väike riik niimoodi siin kandadel astub. Muidugi peab mainima, et Argentiina on saanud omale väga sootsa tabeli poole. Väga sootsa, jah. Et ma vaatasin neid koondisi, et seal teise tabeli poolde jäävad ikkagi nagu kõik ülejäänud suured ja Argentiinal nii-öelda paberite peal tundub päris lihtne jalutuskäik sinna. Kuni poolfinaalini vist on põhimõtteliselt, ütleme nagu neid, nimetame neid siis A-kategooria nagu meeskondadeks, kes nagu reaalselt nagu tiitlimõtteid mõlgutavad, kuni poolfinaalini suudavad vältida. Ja isegi oleks Portugal täna öösel võitnud Kolumbiat, siis oleks tulnud meile unistuste verafinaal Ronaldo versus Messi, aga see mäng jäi 0-0, ehk siis Kolumbia on siis potentsiaalne verafinaali vastane, mis on nagu siis enne poolfinaali kõige keerulisem asi Messi Argentiina jaoks ja Messi tuli pingilt ikkagi ühe see kätte. 6 on nüüd olemas siis juba. Jah, ütleme need, kes seda mängu tulid vaatama, siis said ikkagi täie raha eest vaadata, et selles mõttes kiitus Messile, et tuli väljakule, lõi värava ka jälle. Ronaldo seda täna öösel teha ei suutnud. 6-2 on nende vaheline seis siis. Aga vähemalt Ronaldo siis Usbekistani vastu natukene ikkagi rehabiliteeris ja on nagu ree peal. No jah, aga Messi ja need numbrid, see on ikkagi imeks pandav ja oleme ausad, Argentiina on jätnud nagu sümpaatsema mulje ka kui Portugal hetkel, kuigi enne turniiri nad olid pigem siukse võrdse pulga peal, ütleme ennustuste koha pealt ka, et aga nüüd on alagrupp läbi ja nüüd hakkavad mängumeeste minutid. Mängumeeste minutid ja ma hakkasin just mõtlema ka selle peale, et vaadates seda Portugali asja, Ronaldol, just mõeldes selle peale, et Ronaldol on nüüd mingi 10 väravat vist alagrupi turniiril MM-il, aga 0 endiselt play-offis. Esimene mäng Horvaatiaga. No siin tasuks juba ära lüüa, sellepärast et teine mäng tõenäoliselt on siis Hispaaniaga, et nagu nad ei saanud Roheneme saarjadele vastu, kelle peal natukene seda statistikat tõsta, et ei ole lihtne see ka 6. MM-il ikkagi play-offi väravat kätte saada. Ja veel, mis on nagu imeks pandav, et kas 9 meeskonda 10 Aafrika meeskondadest on edasi pääsenud, et see kuidagi võtab ka võib-olla natukene, jätab mingi sellise pitsri sellele turniirile, et Aafrika meeskonnad on väga hästi esinenud. Et nii palju, kui ma neid mänge olen näinud ka, siis paljude meeskondade puhul on nagu näha siin Ghanad ja Senegalid, et kui kunagi olid need meeskonnad sellised lihtsalt füüsilised ja lustlikud, et nüüd on näha nagu, et see kuidagi taktikaline pool on ka siin Aafrikasse järgi jõudnud, et just nagu kaitsefaasis ma olen siin paari mängu vaadanud, et väga hästi hoiavad oma liine ja samas nagu kontratel on väga teravad, et saab näha, kes siin neist Aafrika tiimidest ka siis kõige kaugemale sõuab. Lähemegi võib-olla siis järgmise saate osa juurde siit sujuvalt, kuna võtame siis selle järgmise kolmiku niipidi ette, et räägime alustuseks võistkondadest, kes on edasi pääsenud, kelle võiduvõimalused või kelle nii-öelda variandid alagrupi turniiriga meie hinnangul kõige rohkem vähenesid, sellepärast et ma siin tahakski võib-olla rääkida Aafrikast ja Saksamaast, et minu võistkond, kellesse ma nüüd tänu alagrupi turniirile või alagrupi turniiri tõttu natuke vähem usun, on Saksamaa. Et nähes, kuidas näiteks Saksamaa, esimene mäng võitsid 7-1 kuras saada, aga see oli kuidagi nagu minu jaoks võib-olla, ma seda mängu ei näinud laivis, aga võib-olla vale positiivne märk, et teine mäng Elevandiluu rannikuga, nad olid tegelikult päris suures hädas ju. Ja kolmanda mängu Ecuadori käest saidki juba peksa, et kuidagi see Saksamaa, just see mäng Elevandiluu rannikuga, mille Deniss Sundav lõpuks ära tassis, oli minu jaoks nagu väga suur punane lipp, et Elevandiluu rannik tundis ennast päris hästi seal väljaku peal. No peab ütlema jah, et tegelikult suured ei ole jätnud sellist ülimalt domineerivat muljet. 9-9 vist ju ainult Mehhiko või? Jah, et isegi ma ütleks nagu Hispaania ka, et ma natuke ootasin isegi Hispaanialt rohkem just mänguliselt sellist üleolekut. Lamine Jamal ka ei ole võib-olla olnud päris see, siis, kui sa nüüd võrdled siin Messidega ja asjadega ja Mbappedega, keda oodati, et jah, saab olema nagu huvitav näha, et kas need suured nüüd
sõidavad üle nendest väikestest, mis siin nendes paarides on või siin, aga ma tahaks arvata, et siin hakkab ikkagi tulevärki saama, et päris head paarid on tekkinud, jah. Sul on siis Hispaania see, kelle võimalused alagrupi turniiriga võib-olla veits vähenesid, jah? Jaa, võib-olla küll. Ja samuti, nagu ma ütlesin, Portugal, et Portugalist ma ootasin ka natuke enamat. Ja ütleme, Brasiilia on ka endiselt minu jaoks küsimärk, et keda ma ise võib-olla ennustasin sinna finaali, aga ei ole nagu ülimalt enesekindlalt muljet praegu jätnud mulle. Hispaania vastane Austria on ka muidugi, Austria, Alžeeria pakkusid, oled kursis millega millega nad hakkama said? Ja see oli vinge mäng, et vaatasin väravad üle, et 3-3 siis enne 90. minutit oli veel seis 2-2. Ja kui sa ainult väravaid vaatasid, siis ongi see lugu lihtsalt, et kui Austriale ja Alžeeriale põhimõtteliselt ideaalne lahendus oleks olnud nagu viik, sellepärast et viigi puhul Alžeeria on teine ja Austria saab 3. edasi, aga siis Alžeeriale mingi pool tundi pärast seda, kui 2-2 mängiti, sisuliselt kuidagi vaikivalt lepiti kokku väljakul, et nüüd veeretame ära. Ma kärisingi, paningi paris kohas panin nagu minutilised klipid ja lihtsalt oligi niimoodi, et keskkaitsed vahepeal söötsid omavahel nagu mingi 10 söötu ja survet absoluutselt ei tehtud. Ja siis lambist 9+3 Alžeeria tuli rünnakule ja läks nagu lõpuni välja, Mahrez lõi ära ja siis mulle tundus, et nagu selline nagu müstika oli väljakul, et miks praegu selline olukord on, et austerlased ei saanud aru, mida tehti ja Alžeeria ei saanud aru sellepärast, et Alžeeria oleks saanud ise Hispaania vastaseks, kui nad oleks nagu selle mängu võitnud. Aga siis nad lasid Austrial viigistada. Ma ei tea, kas lasid päris on õige sõna, aga Austria viigistas. Alžeeria sai lõpuks ikkagi Šveitsi, mis oli neile ideaalne ja Austria sai edasi ja said Hispaania, et kuidagi nagu täiesti hämmastav mäng oli. Mäng, mis oleks nagu 0-0 oleks pidanud kõikide loogikate järgi olema nagu väga okei seis, jäi lõpuks 3-3. No aga see näitab, et spordis sellisel tasemel nagu ütleme platsi peal väga ei mõelda. Et kui sa juba seal platsi peal oled, siis sul on ju sisse kodeeritud sellisel tasemel, et sa lähed ju igat mängu selles mõttes võitma ja väravat lööma, et siis tekivadki sellised kummalised hetked, kus võib-olla paberi peal, ütleme, nagu sa ütlesid, et mõlemal oleks sobinud selline 0-0 veeretamine, aga ütleme keegi neist mängijatest ei taha pärast sinna hotelli sõita ja kuulda kõik telt ülejäänutelt, et kuule, mis jamaga te tegelesite, et me tulime jalgpalli. Samal ajal Iraan oli kusagil, kes jälgis seda kogu asja, et olid pikalt väljas, siis 90+3, kui Mahrez lõi ära, siis Iraan sai justkui nagu sisse korraks ja siis tuli Austria lõi uuesti ära ja siis Iraan oli uuesti väljas, et Iraan oli siis see koondis, kes jäi siis nii-öelda 33. põhimõtteliselt. Nii, aga võistkond, kelle võimalused meie silmis tõusid, kes sul on siin? Ütleme, Šveits ja Austria näiteks on mulle pakkunud, kui me nüüd suurtest mitte rääkida, kes on sellised, kes on nagu näidanud võib-olla päris sükest küpset mängu. Austria sai ka Argentiinaga tegelikult päris okeilt hakkama, kuigi Messi lõpuks lõi ära. Et oma nagu nii-öelda siis sinna sealt kategooriast vaadata. Ütleme... Šveitsil on minu teada, nad on, kui nad peast õigesti pannud, nad on ka selle Argentiina tabeli pooles, et nad ei ole seal pool, kus on kõik teised põhimõtteliselt. Jah. Ja siis samuti ma arvan, et Mehhiko on selline, kes ka kuidagi kaifib seda kodutandril mängimist ja neil on kuidagi selline hea energia, mida on vaja, et saada edasi ja toimetada seal kõrgemas mängus. Et jah, Elevandiluurannik Norra muidugi ka väga hea mäng, et see on selline, et sisu poolest ma tahaks näha nüüd, kuidas Norra reageerib nagu knockout faasis võib-olla siis, et kas neil on seda suuremat sisu, millest me siin enne turniiriga rääkisime. Mul on siin kirjas, mul oli ka Mehhiko oli nagu hea variandina laual, aga lõpuks läks kirja. Mulle lihtsalt kuidagi on jubedalt sümpatiseerinud see, kuidas Holland on sellest avamängu nii-öelda mingist väikesest kohmetusest või kuidas nad vastasid neile küsimärkidele, mis nagu 2-2 viigiga Jaapani vastu tekkisid, et see, kuidas Holland selle peale Rootsit 5-1 nüpeldas ja alagrupi viimases mängus ka kindlalt nagu võidu võttis. Et mulle lihtsalt see on kuidagi jube sümpaatne olnud ja tundub, et mingisugune hea kooslus on seal leitud, on ju Brian Broby kõigile suureks üllatuseks on väravaid lööma pandud, et mingisugune Sunderlandi vend, ma arvan, kellest 7% jalgpallifännidest polnud kuulnudki enne turniiri, on 3 löönud juba.
et kuidagi Hollandil on küll see Maroko kohe alustuseks on nagu tegelikult väga vastik mäng kõigile Eesti jalgpallisõpradele kaastunne, et selline 1/16 finaali põhimäng on kell 4 öösel, aga ma olen nõus, et seda tuleb vaadata vist. Et Holland tõesti on ka väga hea mulje jätnud ja Maroko-Holland, see tundub tõesti siin paberite peal võib-olla isegi kõige ägedam mäng nagu, et selle mänguga peab siis ilmselt tegema seda sama trikki, et seisu mitte vaatame ja hommikul peale panema. Nii, ja lõpetuseks alagrupi turniiri järel sinu soosik number 1 võidule praegu, kes on? Noh, keeruline, väga keeruline, aga usume Inglismaad. Mitte, et nad oleksid kõige vahetuma mulje jätnud, aga fännina ma pean ütlema. Nagu. See on ikkagi, tuleb koju parteimees, jah? Jaa, tuleb koju parteimees. Kõva on vaadata muidugi, tahaks teada neid vaatenumbrid, kes seda Inglismaa vastase viimast mängu Kongo TV ja Usbekistan täna seal mingi kella 2:30 ajal vaatasid samal ajal, kui Portugal Kolumbia oli ka saadaval. Et palju oli vaatajaid Eestis Kongo TV ja Usbekistani lahingul. Mina mõtlesin pikalt tabeli poolt vaadates lihtsalt tahaks Argentiinat pakkuda, sest nagu öeldud, sisuliselt peaks olema jalutus kõik poolfinaalini. Et minul läks kirjas ja lõpuks Prantsusmaal, kes juba järgmises ringis äkki vist või ülejärgmises ringis tuleb Saksamaa võib-olla vastu, et on kindlasti keeruline, aga kuidagi mängulise poole pealt. No Prantsusmaa ja ütleme lihtsalt liiga palju on seda võimu seal ees, et kui ei tule Mbappeel, paneb Dembele kübaratriki, kui ei tule temal, siis hakkab mingi Olysee keerutama kuskilt. Ja. Et see on tõsi jah, et ma arvan, et Prantsusmaa tegelikult naljaks on üks suuri favoriite, et nagu sa ütlesid, et kui sul ikkagi sellised mehed saavad sellise enesekindluse ka grupifaasist, et siin lüüakse nagu 3 kaupa ja kõik need ründemängijad tunnevad ennast hästi, siis peaks, ma arvan, kõik ülejäänud koondised siin värisema selle ründeliini ees. Mulle meeldis ka see, et nad justkui tegelikult said selle mingisuguse asja ikkagi nagu alagrupis kätte ka sellise raske tunnetus, et mulle näiteks esimese mängu see Senegali mängu esimene poolaeg oli selline, kus Senegalil olid päris head võimalused ja et nad ei olnud ka see, et nad oleks mingist lihtsast alagrupist lihtsalt läbi jalutanud või kuskil nagu lambist komistanud. Et just kui nad on nagu täitnud kõik nii-öelda kastid on, et jah, nõus. Et mulle see ka meeldis, see kuidas nemad mängisid. Aga selge, kuule, aitüma sulle. Sina siis ütled, et Inglismaa võidab, jah? No peab võitma, kunagi peab koju ka tulema uuesti. No, mina arvan, et sel aastal ei tule, aga eks 6 aja pärast oleme targemad, nii et aitäh sulle ja näeme siis järgmistes Õhtulehe jalgpalli MM-i stuudiotes. Siljevits endardus ja piirale pääseb Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu.